sa viimati kirjutasid tänulikkust? Kas sa üldse oled kirjutanud kunagi oma elu jooksul tänulikkust? Võtad paberi, võtad pliiatsi ja kirjutad kõik üles, mille eest sa tänulik oled. Tänulikkus ei tule nii lihtsalt, sellepärast et me ei ole seda õppinud, me ei ole seda harjutanud. Aga mis siis, kui harjutaks ümber? Alates sellest hetkest, kui ma seda tegema hakkasin, siis minu elu on totaalselt muutunud ja ei mitte kehvemuse poole, vaid lihtsalt kergemaks, mõnusamaks. Kuna ma ei ole nüüd mõnda aega tänulikkust kirjutanud, siis ma mõtlesin, et miks mitte seda praegu siinsamas teha. Esimene lause, mis ma seda kirja panin, ma olen tänulik, et ma olen elus. Kas me päriselt tegelikult märkame, et me oleme elus? Kas me päriselt tegelikult märkame seda? Me oleme teadlikud sellest, aga me ei märka. Valmis! See tuli tegelikult kergusega, ei tulnud raskelt, kuna ma lihtsalt ei teinud seda praegu esimest korda, ma olen teinud seda korduvalt. Ja ma märkan, kui peale seda harjutust tehes ma olen rohkem teadlikum, ma olen muidugi rohkem õnnelikum, ma olen rohkem kohal, ma olen rohkem siin ja praegu ja rohkem teadlik, mis on minu sees. Ja see, millele ma tähelepanu pööran, see on minu fookuses. Kujuta ette, kui ma selle harjutuse asemel kirjutaksin, mis kõik valesti on, mis kõik on nii vastik ja mis kõik nii halvasti on, siis peale seda harjutust ma tunneksin ennast veel halvemini, lausa kurnatuna, lausa jõuetuna. Aga kas see on see, mida ma tahan? Kas ma tahan iga päev mõelda oma peaga, mis kõik valesti on? Kas ma tahan iga päev oma kehaga tunda, mis mulle ei meeldi ja mis mulle ei sobi ja just seda võimendada ja võimendada ja võimendada? Ei taha. Sellepärast, et see loob veelgi võimsamat negatiivset tunnet. Sest inimesed tahaksid olla ju õnnelikud, rõõmsad ja kerguses. Aga nad ei saa olla õnnelikud, rõõmsad ja kerguses, kui nende fookus 99,9% on ainult nendel asjadel, mis kõik valesti on. Ei ole võimalik tunda rõõmu. Rõõmu sa saad tunda näiteks tehes seda tänulikkuse harjutust. Võtad näiteks 6 aega, kirjutad tänulikkust kõik, mis tuleb. Võidki esialgu näiteks siis alustada nendest välistest asjadest. Ma olen tänulik, et mul on katus pea kohal. Ma olen tänulik, et mul on söök laua peal. Ma olen tänulik, et mul on riided seljas. Võid alustada nendest väikestest asjadest. Ja kui sa teed seda harjutust 6 aega iga päev, lihtsalt lase pliiatsil voolata, sa oled juba niivõrd ära treeninud iseennast. Jah, iseennast on võimalik treenida. Kui sinu päevast tuleb midagi negatiivset, näiteks kõnnitee peal mingi auto sõidab sul peaaegu üle varvast, siis selle asemel, et minna sõimama, sul ei tule isegi pähe, et minna sõimama. Vaatad seda olukorda lihtsalt näiteks, et täiesti tavaline neutraalne olukord. Kõnnid edasi ja 3 sekundi pärast on sul see unustatud. Aga kui me konstantselt 6 aega iga päev jaurame, mis on kõik valesti, me jaurame selle üle veel terve järgmine päev. Siis meil on veel tuju halb, siis me hakkame ka leiame veel muid asju, mille kallal jaurata. Siis me lähme koju võib-olla oma naise või mehe kallale, ütleme talle valesti, sest et mingisugune lollakas auto lihtsalt peaaegu sõitis minu varbalt üle. Ja siis see lume peal veereb, siis on mees pahane ja siis on niimoodi, et kõik on pahased kõigi peale. Kas see on see, mida me tegelikult tahame? Ei taha. Me saame seda muuta ainult sellised, kui me võtame ise vastutuse oma õnne ja heaolu tunde eest enda kätte ja harjutame seda ümber. Fookus negatiivselt, paneme fookuse positiivsele. Enne ei saa mitte midagi teada, kui sa ei praktiseeri seda ja ei katseta ise enda peal järele. See on üks täiesti lihtne harjutus, täiesti tasuta.
ei pea minema isegi mingi terapeudi juurde, vaid lihtsalt tee see ära nagu.